Me oleme jõudnud Saku Läte pumbajaama ja kui sa oled mõelnud, et kust kohast tuleb Saku Läte vesi, siis vastus on täpselt meie vahel. Mis see siis on siis? No põhimõtteliselt, Andrei, see läheb maa sisse 105 meetri sügavusele ja siin samas Sakus siis toodetakse, oota, sa oled näinud, toodetakse Saku Läte vesi. Ei ole see, Andrei. Paned kraanist või? No päris ei ole. Ühesõnaga, te olete näinud, te olete käinud kontorites, olete vajutanud talle nupust vett, siis see vesi tuleb siit ja lihtsalt fun fact on see, et seda vett ei töödelda keemiliselt, vaid lihtsalt siin on erinevad aparaadid, kuidas eraldatakse rauda ja kõike sihukest muud jama, mida sinna ei ole vaja. Siin on igasugused filtrid ja ühesõnaga vesi on kogu aeg liikumises. 20 000 liitrit. No 20 000 liitrit. On üks sihuke. Ja kõik see vesi käib seal liikumises ja lõpuks see jõuab siis nende torude läbi sinna tootmismajja, kuhu me ka praegu lähme. No nii sõbrad, me oleme jõudnud siia Saku Läte tootmishoonesse ja nagu te näete, meie kõrval on siis kasutatud veepudelid ja me oleme jõudnud ka esimesse positsiooni. Nagu te näete, siin on natuke valgust, väike valge tahvel, mingisugune rada. Ehk siis siin on see ülesanne, et me võtame need kasutatud veepudelid, võtame selle korgi maha. Palun tee seda. See on esmane see, kus kork võetakse maha. Nüüd vaadatakse üle, kas on mingisuguseid vigu. Kas me jätame äkki need professionaalid? Ei, meie oleme professionaalid nüüd. Okei, davai. Ühtegi viga ma ei näe, nüüd läheb asi liinile. Andrei, põhivead, kus läheb katki, on need nurgad ja on siit ülevalt. Ühesõnaga, kui inimesed on hooletud, jah? Jah. Ühesõnaga, see tundub korras olevat, paneme selle siia ja siis see läheb edasi teise positsiooni. No nii, järgmine etapp siin tootmisliinil on selline, et vaadatakse üle siis, et ega ei oleks mikropragusid ja selle nimi on... Mida see võib olla nagu inimese silm ei märka? Mida inimese silm ei märka, selle nimi on lekketester. Ehk siis, nagu te näete, teeme sulle lahti, seal on 3 sellist masinat ja sinna puhutakse rõhk sisse masinate poolt ja siis kas on mikropraad või ei ole, masin annab endast kohe märku, kui peaks olema. Tundub, et sellel 3 patchil ei olnud ühtegi mikropragu ja nüüd nad liiguvad edasi pessu. Me oleme jõudnud 3. positsiooni ehk ruumi, kus siis veepudelik puhtaks pestakse ja ka ära täidetakse. Aga enne nad tulevad siis lekkemasinas siia pesulasse ja kui sa tead, sa oled autopesulas käinud, siis ilmselt tead, kus asjad käivad. Ja Robin, mis edasi nendega saab? No, selles mõttes, et nii palju kui mul informatsiooni on, siis siin desinfitseeritakse, loputatakse, pestakse need pudelid kõik läbi. Kui pudel on puhas, nagu te näete, siis see liigub sinna alla 3 kaupa ja need täidetakse ära siis uue puhta veega ja 4. etapis, kui vesi on siia pudelites ära villitud, siis tuleb see vesi mööda liini mööda siia ja pannakse peale säilivuskuupäev ja kõik muu informatsioon laseriga ja see liigub edasi kontrolli, veel viimasesse kontrolli, et vaadata üle, kas kõik on nõuetekohane ja nagu te näete, operaator Sevakin kontrollib üle, on töös, kas kõik on nõuetekohane ja kõik sobib? Tundub küll, viimased valguskontrollid. Ja nagu te näete, ka siin on informatsioon peal, säilivuskuupäev ja kõik muu. Midagi nagu ei leki. Operaator Sevakin kiidab heaks ja ka meie kiidame heaks selle Saku Läte vee. Ja see vesi läheb siit edasi otse kliendile.